Hei armas, Raamo siin, Katrin ka. Oleme tulnud oma väikeselt ööpäevaselt puhkuselt. Nii et täitsa ahju saime kütte, asjad saime ära pandud ja siin me sinuga oleme. Täiskuu säras, seal pilvede taga ta särab, lähemal maale kui väga üle pika aja. Armas, võta endale soe tee ja tule meiega. Vaatame, kuhu Raamo meid juhatab. Ta on meil andnud siia välja päris mitmeid kaardipakke, mida me ammu pole katsunud. Vaatame, mida nad tahavad meile öelda. Aga kõigepealt võta see soe teetass ja hingame. Me oleme jälle kella all ja lööme need 3 kella. No nii, hinga sisse. Tule kohale. Hoia. Ja vabasta. Oota, kui keha küsib hingata, siis hingame uuesti. Ja teine. Tõmba, tõmba, tõmba otse endasse. Täida, täida, täida. Hoia. Tunne, kuidas kõik see energia, mille sa sisse hingasid, sinus laiali jaotub. Näe seda enda sees. Ja nüüd vabasta kõik see, mis sind enam ei teeni. Tee kohe kõik hääled, mis tahavad tulla. Saada kõige sügavamalt kõik välja. Me oleme täpselt selles hetkes. Ja viimane. Tule siia. Tule kohale. Tunne. Ja on ju sõidetud täna diagonaalis, risti, mis iganes, teed ju looklevad, eks ju, vahepeal teevad peaaegu, et täispöörde selleks, et ikka edasi minna. Naljakalt on need tee-ehitajad ehitanud neid teid. Aga ju nemad peavad olema täpselt sellised, nagu nemad on. Nii nagu sina ja mina oleme täpselt sellised, nagu me oleme. Täiesti erinevad ja kordumatud ja imelised. Teadvusta seda. See on see Luna, see võimas. Mida tähendab, et ta on maale nii lähedal? See tähendab, et tema mõju meile
on nii võimas, millega ta töötab veega, naiseliku energiaga ja see on hästi lähedal. Ta on koos Skorpioniga, kes on ka veemärk ja oma kõrghetkel täna on ta sõnnis, kes on maamärk, kes on see kostüümi looja. Mõjutatuna Veenuselt, kes on selle loomingu ilupoole seadja. See sõnn, kes annab kogu vundamendi, kõik 4 elementi sulle ja meile kõigile, et me saaksime siin ja praegu seda mängu mängida, kõike seda kogeda ja tunnistada, mis toimub meie sees ja meie ümber. Vesi on tänase saate üks väga-väga tähtis osaline koos siis selle maaga. Just nimelt need sõnnid, need Skorpionid ja need planeedid, kes meil kevadel alustasid väga võimsaid jääramärgis uusi algusi, on nüüd astumas korraks tagasi vaatesse retrokraadi. Ehk siis see tähendab, et need väga pika teega koostööpartnerid Uranus, Neptun, Saturn, mäletad, nad kõik muutsid märki. Nad kõik praegu novembris liiguvad retrokraadi. See kuu on sellega vägagi seotud. See sõnn, see sina ja kogu sinu struktuur, vaadates ajas tagasi, mida sa oled läbinud. Nii oma veeelemendis, oma emotsioonide pagasis, mis läbib kõiki sinu kehasid, ka neid, mida me ei näe ja ei saa katsuda. Neid on ju rohkem kui see, mida me näeme ja saame katsuda. Ehk siis kõik need tasandid on sinuga kaasa käinud läbi selle selja taha jäänud minevikku, kuhu need planeedid nüüd vaatavad. Toovad välja sinust koos Skorpioniga ja Musta Lilitiga, selle planeediga, kes on praegu koostöös Kaironiga, see haavatud sõdalane ja Skorpion. Mida see pilt sulle ütleb? Siin on Black Moon Lilith ja Skorpion ja haavatud sõdalane. Me vaatame ajas tagasi, me toome välja need kõige tumedamad, kõige valusamad küljed enda seest, et neile otsa vaadata ja lubada neil terveneda läbi selle, et me oleme vaimselt, kollektiivselt kõik tõusnud juba järgmisele tasandile. Siin ei loe hetkel see sinu individuaalne sageduse tõusmine, sest see toimub meil kõigil omas tempos, aga kollektiivselt oleme me vaimselt kõik tõusnud järgmisele tasandile. Ja siin on nüüd see Kairon, see tervendaja, kes iseennast pidi terveks ravima, eks ju. Seda pead ka sina tegema. Black Moon Lilith. Black Lilith. Nüüd ma võin sulle sõnades natukene panna puusse. Tahab öelda Black Moon Lilith. Oma tumedate varjudega tuleb sulle appi.
õpi sinu seest neid üles leidma, välja tooma, et sa saaksid oma võimekust ja suurepäralisust tunnistada endale. Sest ei ole olemas ei head ega halba, vaid kõik meie kogemused, kõik meie tunded on samaväärsed. Nii nagu ka meie olenditena. Vahe on ainult meie kogemiste suuruses, selles vahes, kes kui palju mida on kogenud. Ehk siis selle hinge arengu teekonnast sõltuvalt. Sest igale ühele antakse täpselt nii palju, kui ta hetkes võimeline kandma on. Ja kui selles kehastuses siin ajaliinil on ühele olendile antud kogemusi, ütleme 5, teisele 15, kolmandale 55 ja nii edasi. See ei tähenda, et üks olend on teisest parem või teine teisest kehvem. See ei tähenda seda, vaid see tähendab seda, et see hingolend, kes on selle kehastuse juhtija siin mängus, kui talle võimalus avaneb ja ta egoprogrammi kõrvale saab astuda, kui hingolend on hakanud ärkama, siis lihtsalt tema areng on sealmaal, et tema mängu esindaja, see kehastus, kelle see olend on siia mängu võtnud, on võimeline läbima. Nii nagu me ei saa kunagi võrrelda lapsi, kes alustavad 1. klassist või 10. klassist. Nad on täiesti erinevatel arengutasanditel. Täpselt samamoodi on kõik need hingolendid siin nendes kehastustes. Sama võrdsed. Ka sellesama 1. klassi või esimesi samme astuva olendiga. Lihtsalt meie kogemused on erinevad. Kordumatud. Ainulaadsed ja üliväärtuslikud. Sa ei ole see, kui sa ei ole läbinud kõiki neid eelnevaid samme, et jõuda tänasesse päeva. Seega kõik su kogemused, kõik su tunded, kõik su emotsioonid on üliväärtuslikud. Nad on teinud sinust selle, kes sa oled. Andnud sulle võimaluse alustada täiesti uut teekonda, sest sa seisad iga päev seal peegelsaalis. Ja vaatad nii kaua enda ümber, kui sa järjest oled valmis küpsenud järgmise ukse avamiseks. Kui sina annad loa ja teadvustad, et sa oled valmis järgmiseks sammuks ja seda ka ütled universumile, siis need uksed avanevad. Või sa kuuled juhatust, et ise uks avad. Miks kõik see jutt? Ikka selle Lilitiga, selle skorpioniga. See november just nimelt tõmbab meid nagu ühte suurde veekeeri sisse läbi nende planeetide tagasiliikumise kalades sellesse viimasesse kraadi, kus nad toovad selle mineviku kõik välja meie seest. Põhjusega, et me saaksime Liliti ja Kaironi abiga, skorpion on suur tervendaja, siin ja praegu kõigest sellest vabaneda, mis veel vaiba all peidus on, sügaval.
see, mida ei ole tahtnud näha, ei ole julgenud tunnistada. On aeg vabastada ka need kellegi poolt hinnatud ja sildistatud tunded ja kogemused. Ei ole süüd, ei ole häbi. Need on 3D maatriksi mänguprogrammi osad. Mul on see tabel seal kapi peal. Kui süda on avanenud, siis on julgus olemas. See julgus kasvab kogu kollektiivis. Et hakata vaatama otsa eelkõige iseendale, saada aru, et kõik see, mida sa endale ei ole julenud tunnistada, see istub sinu sees sügaval ja ootab väljalaskmist. Sama toimub sinu iga tuttava olendiga. Mingil tasandil. Me kõik oleme selles mõjuväljas, mida praegu siis teostavad Neptun, Uran, Saturn, Skorpionis. Sul on väga-väga palju sellel kuul. Meile tuli üks meeldetuletustaimer siia juttu sisse, aga sul on vajadus, võib-olla ka sisemine tung lausa hoida novembris sidet tugevamalt veega, sest vesi on see, mis peseb meist läbi, eks ju? Mis maandab meid kõige kiiremini, mis vahetab kõige kiiremini informatsiooni. Sellepärast taga siin laual on, sest informatsioon voolab ja vesi aitab tal voolata. Kas ja kui palju on sinu sees hirme? Võta paber, võta pliiats. Sest need on kõige tugevamad töövahendid igale ärkavale olendile, igale alkeemikule, kes hakkab aru saama, kuidas energiat meie ümber koostööd teevad. See kosmiline mäng, mis on ju samamoodi kuskilt alguse saanud ja looja poolt loodud, kelle mängu osatäitjad oleme me kõik ise oma teistes kehastustes, oma teistel ajaliinidel. Kuna aega suures mängus ei ole, siis kõik need mineviku ja tuleviku rollid on siin ja praegu. Kuidas toimub meie info vahetamine? Bashar tõi hästi hea näite. Just vaatasin paar päeva tagasi ja sain aru, et Rama on sulle toonud näidet hinge jagunemisel läbi 8 jala. Teeme veel lihtsamaks. Toome selle ühe käe siia. Ja näiteks ka teise käe. Me räägime ülemhingest, sellest oversoulist. Kui sa tahad nüüd seda materiaalset pilti, et sa aru saaksid, ütleme nii, et see oversoul oled sina selle kostüümiga. Selle kostüümi küljes aga on need eraldi hingolendid, kes mitte kunagi ei saa üheks, teiseks või kolmandaks, sest nad on siin ja praegu. Need ajaliinid, kus sinu teised kehastused on kas selle maaga seotud või selle galaktikaga seotud või selle universumi või multiversumitega. Üks on seal, teine siin, 3., 4., 5. Igal ühel on oma kogemuste kogemine käsil. Just siin ja praegu selles suures pildis. Selles väikses pildis
oled sa nüüd näiteks ainult selle osaga hingest seotud ja ütleme, et need 5 nähtavat olendit on seotud selle planeedi Maa ülestõusmisprotsessiga, maatriksi mänguga 3D sageduses. Ja sul on olnud au olla kehastumistes näiteks Lemuuria aegadel. Toon jälle oma pealt näiteid, eks ju. Atlantise, Vana-Egiptuse ja siis tuleme siia sellesse meile teadaolevasse viimasesse 2000-sse, mida me loeme 2025. Sellest Jeshua ja Meeri ajast ja peale seda pimedad keskajad, kõik muud ajad, eks ju. Nad tegelikult on ju kõik siin ümber, siin ja praegu. Ka need teised hinged, seal teises galaktikas, teistel planeetidel. Läbi selle ülemhinge me saame ühendust võtta nii eludega seal ja seal, kui ka sellel planeedil toimunud mängudes. Sest et nad on siit omavahel ühendatud ja kuna see loor antud hetkel, kus me oleme, on kõige õhem, siis need ühendused, need mälud, kui me räägime tulevikust, siis on need ka mälud, sest see mälude loor on see sagedus, mis lubab meil liikuda ühest elust teise, teha neid ajahüppeid põhimõtteliselt. Ehk siis, kui sulle antakse informatsiooni näiteks selle Vana-Egiptuse elu kohta, sa näed neid pilte, siis see ühendus on toimunud selle olendiga, kes siin on, läbi nende ühenduste. Nii nagu iga puu on seotud järgmise puuga sellel planeedil, nad on kõik juurtega ühenduses. Nii nagu seeneniidistik, kõik üle planeedi on omavahel ühenduses. Nii nagu meie, nii nagu kogu kõiksus läbi vee. Ma usun, et sa said oma kujutluspildis, oma olemistes, nägemustes, unenägudes läbi selle selgituse natukene võib-olla selgemaks, kergemaks seda praegust kostüümi kanda, kes on tulnud siia selle hetke sisse, kus toimub siis see planeedi sageduste muutmine, sellega koos kehastuse muutmine, sest ühelgi teisel hinge osatäitjal, kes on nendes teistes mängudes praegu laiali, ei ole seda võimalust, mis sinul siin. Miks meil on need ülekanded selles mänguetapis, kus meil just kohe hakkab vahetuma see tehnika, mis alles siin mängus olles, selles kehastuses ei kujuta ette, mida tähendab see, et me räägime praegu telefoni. See keskaegne sina ei saa sellest aru, sest tal ei ole seda kogemust. Aga see olend sina, kes on kuskil teises sageduses, 7., mis iganes 9., on oma teadvuse arenguga täiesti teises kohas, siis tema saab sellest väga hästi aru ja ta vaatab seda mängu naerdes, et me läbime nii erinevaid kogemusi, rikastamaks kõik
kõiki neid elusid ja kehastusi. Kõik arenevad läbi selle, kui sina arendad ennast siin ja praegu. Ja usud, et kõik see, mis on olnud võimalik siin, on võimalik siin ja ka siin ja siin. Ja iga kord ometigi erinevalt kogetav. Sest see, mis on hetkes, ükskõik millisel ajaliinil, on ainult siin ja praegu kogetav sinu poolt. Ja kui sina tõstad iga korraga oma tunnete sagedusi ja lood järjest paremaid, jälle üks imeline hea lõhn meie ruumis, tood seda valgust, tood seda valguse väljendust vormis, sest iga maal, iga muusika on just nimelt seda läbi ühe valgusolendi välja toodud väljendus läbi tema tunnetuste ja kogemuse, andes meile täiesti uue kogemuse. Kui mina nägin seda maali ja ütlesin, et see räägib minuga, siis sina tunned oma tundeid. Ja täna on see maal siin pühendusega mulle, et ma saaksin jagada seda sulle. Ja mul on au tunda seda olendit selle kehastuse väljendusena, kes siis on maalinud sellise imelise pildi meile. Mul ei ole au tunda selle kella loojat, aga küll on mul au kogeda seda tunnet, mida see kell loob. Sama selle viiruki kokku keerajat ma ei tunne, aga ma saan nautida neid lõhnu, seda emotsiooni, mida ta minust toetab. Need küünlad, osade loojaid. Me tunneme, osasid mitte. See tuli omab väga tähenduslikku energiaväljendust, sest me teame täpselt, kes selle küünla on valanud. Laual eesseisev küünal või see küünal, need on tulnud tehase masstoodangust. Aga tead mis? Tal on oma põhjus, sest ta kannab tule energiat meile. Ja see on üks alkeemiku töövahend. Siin ümber meil on 1, 2, 3, 4. 4 tuleelemendi kandjat. Meil on maaema täies hiilguses, selles hiigel suures krüsanteemi pallis, mis on kollane kui päikesekiir. Meil on need kristallid, need maaema informatsioonikandjad. Ja need helid, kelle loojat meil on au olnud vahendada siia maale, sellesse uude ajastusse, et ta saaks luua meile sellist tausta ehk lubada läbi enda väljenduda sellel energial, mis võib-olla kajastub kusagil seal teises galaktikas, hoopis teise kehastuse elupildis. Sest see on endiselt üdini kosmiline lugu mu jaoks. Nii samamoodi on need sõnumikandjad,
kes on ju nii tarokaartidele kui orakelkaartidele jäädvustatud läbi paberi mateeria. Ja see põnev seis, mis on kaasa toonud meile kiiremad muutused nii meie teaduse tõusus kui ka meie kehastuste muutumistes, läbi nende suunatud rakurestartide, läbi nende väga kiiresti toimuvate protsesside, mis siis on tõesti ulmeliselt juhitud. Ja kui ma nüüd tulen sellesse 3D maatriksi mängu, millega me oleme seotud selle ülemineku perioodil ikkagi, kuna meie kogu tehnika ja kõik meie teadused muutuvad, siis olles läbi käinud üsna süviti seda, kuidas ma ütlen, võimalikult laia spektrit nendest 3D maatriksi mängu teadusharudest, mis siis hõlmasid nii antud hetkel meile siia juttu sisse tulevaid meditsiini kui ilumaailma. Ja tõesti läbi selle meditsiini karusselli käinud nii isehooldusõeks õppides, kui olnud seotud väga erineval tasandil siis meditsiinimaailmaga, sealt edasi liikudes ilumaailma, näha nende seost, selle tööstuse suurt ratast ja mõju kogu selle planeediga seotud inimkonna allutamise mustris, tema tegeliku arengu toetamise suhtes ja selle pidurdamise suhtes. Need käärid on ju väga teravad, eks ju. Üks osa on võimeline meie arengut toetama ja samal ajal teine osa on võimeline selle täielikult hävitama. Millest sõltub, kes millise osaga kokku puutub, selle olendi arengu tasemest, tema teadmiste hulgast, millist teekonda ta on tulnud siia hetke läbima. Meil on olnud võimalus läbida üsna suur kogemuste korjamise mäng. Ehk siis see kehastus on saanud tunda enda peal sekkumisi väga erinevatel põhjustel. Alates inimeste maale toomisest, eks ju, ja teadlike, tahtlike, füüsiliste sekkumistega, mis on siis operatsioonid, igasugused muud muundamised, muutmised ja nendest välja tulemine, nende läbikäimine ja välja tulemine, nende protsesside teadlik läbimine, puhastumine, uueks loomine. Kui minna veel täpsemaks, erinevate lisaelementide endasse panemine erinevate implantaatide näol, sest implantaate sellele kehamasinale on loodud juba peaaegu igaks elujuhtumiks, eks ju. Ja siis on need kaks tööstust, meditsiini ja ilutööstus, kellel on koostööleping ja nad teevad kõik selleks,
võimalikult suur hulk ehk maksimaalne arv olendeid selles mängus, lahkujaid olendeid, kes astuvad välja ühest mängust, et minna teise, teevad väga mõjutatud otsuseid seni, kuni nad on siin allutussüsteemis. Mida arenenum on hingolend, seda teadlikumaid otsuseid ta teeb. Võib-olla teeb ta väga palju teadlikult erinevaid katseid, mis antud ajaliinil on võimalik läbida, nii nagu me oleme seda teinud. Nii palju erinevaid sekkumisi luua ühele kehale, teadlikult, tahtlikult, läbida nende sekkumiste jooksul erisusi. Erisused tähendavad seda, et see ei ole tavaline, kuna tavaline toimub sellega, mis on norm, ja norm on see, kui juba siit 100% üle 50% on seotud teatud protsessidega, siis on see suht norm, eks ju. Need, kes on vähemusse jäänud, on juba natukene normist kõrvale kaldu, neil on midagi viga, et nad ei allu sellele normile. Neil on kas midagi liiga palju või liiga vähe. Igaüks, kes on praegu teisel pool ekraani, mõtleb oma mätta otsast läbi oma kogemuste, mis see Lilith sinu seest välja tahab tuua praegu. Mida ta tahab sulle näidata, miks ja mida sa oled läbinud selle senise elude jooksul. Erinevaid traumasid, erinevaid haigusi, neid silte on palju, millega kaasneb remont, lõikused, asendused või mingite vigade, normide piiridesse astumine või kuulumine kuskile, millega kaasneb teatud tegevus, mis ei ole tegelikult orgaaniliselt ühe terve kehamasina juurde mõeldud ega arvestatud. Ja neid valikuid, milliseid mõtteid praegu teisel pool võib olla, on lõputult, sest igalühel meist on absoluutselt, sõltumata sinu soost, selle kostüümi väljendusest, on midagi sinu kehamasinaga tehtud, mis ei ole olnud tema loomuliku käigu osa. Miks ma olen selles 100% veendunud? Sellepärast, et ainuüksi üks asi, mis on ühine, mis on meid sidunud, on selle kehakostüümi kütus ja see toit ja see järgmine tööstus, see toiduainete tööstus, kes on olnud koostöös meditsiinitööstusega, koostöös ilutööstusega. Juba üks väga suur meie kehamasinate lõhkuja, muundaja ja nii edasi. Nii et me oleme kõik puudutatud olnud, kes vähemal, kes rohkemal määral. Kuidas kõigest sellest tulla välja, kuidas saada ennast selleks puhtaks, orgaaniliseks, tervenevaks, sest koostööpartnerid aitavad meil terveneda, läbi selle noorenevaks, sellepärast et seda
programmi osa. Me ei pea tunnistama, mis oli seotud vananemisega. Ja kui me oleme loobunud ja lahti öelnud nendest maatriksi mängu mustritest ja nendest skeemidest ja oma rakke teadvustanud sellest kõvahäälselt, me oleme universumile teada andnud, et me oleme need, kes me oleme siin ja praegu, siis ta teab, et me oleme usalduse teele astunud. Ja meie rakud on võimelised vastu võtma uut informatsiooni. Läbi vee, mis on õhus, mida sa teadlikult endasse hingad ja saad aru, et sa oled andnud uue informatsiooni läbi selle hingamise, sest sa hingad sisse oma hinge, kes teab, mida selle masina rakupoisid peavad tegema. Kõige kiirema informatsiooni annad sa läbi vee. See tuli on su kõrval selleks, et puhastada seda välja sinu väljas. Selles väljas, mida sa ei näe, selles kehas kõike seda, mis sind enam ei teeni. Sest samal ajal saadab meile päike läbi selle nähtamatu ja osaliselt nähtava välja uut informatsiooni läbi nende samade veemolekulide. Milline on see osaliselt nähtav väli? Need pilved, need vikerkaared, need värvid, need laigud, mis meil järjest avalduvad vastavalt sinu sageduste tõusule. Kas nägemisulatus ja võime, kuulmisulatus ja võime on võrdsed erinevatel olenditel? Ei ole, aga ei ole üks halvem ega teine parem, vaid nende sagedused on erinevad läbi nende kogemuste. Ja nad mõlemad on täpselt seal, kus nad olema peavad, et kogeda neid kogemusi, mis sellel sagedusel, sellel hingolendil, selles 3D maatriksis on kogeda vaja, et ta saaks edasi areneda ja tõsta oma sagedusi, et liikuda järgmisele tasandile. Mitte üks olend ei saa teha mingisugust hüppet, sest tal jäävad need ankrud külge ka iga järsu protsessiga, mis hingolendite ärkamisteekonnal aset võivad leida. Töö tuleb igal ühel ära teha, kas varem või hiljem. See sibul tuleb koorida. Lihtsalt need sibulasordid, kihid, eeterlikud õlid, need on erinevad. Iga olend omas kohas. Ja need päikeseplahvatused, need komeedid, kes kõik on tulnud meile oma informatsiooni tooma, sealt ringi pealt, kus nemad liiguvad ja selle kaasa toovad. Need puudutavad neid mänge siin maa peal, mida me oleme mänginud, nii nagu see Lemmon komeet praegu on oma parahiilionisse jõudmas, ehk siis sellesse kõige lähemasse punkti päikese juures, kus ta saab oma laengu praegu. Veenus saab, Atlas saab ja see Lemmon saab. Nad kõik vahetavad informatsiooni, mis on meie ülestõusu jaoks vajalikud. See, mis toimus peale 3 Atlase parahiilioni, just nimelt ka seda 29. oktoobri päeva, ööd vastu 30. See kogemus, mida ma sain tunda ja kogeda, see unenägu,
see ajarännak, mida anti sellel samal ööl. Ja kui ma ärkasin, ma kirjutasin kohe kõik selle üles, aga see on täpselt nii selge, nagu ta siis oli. Ehk siis, kus iganes me siin olime, millisel ajaliinil see toimus. Aga toimus see, mida on räägitud, see päikese plahvatus, see valguse torm, see ülestõus. Ma olin siin selles samas pesas, kus ma olen praegu sinuga koos. Ja see mäng hakkas akna taga pihta ja ma seisin keset seda maja ja ma vaatasin, ma olin lummatud sellest vaatemängust, mida ma nägin. Kas ma oskan sulle seda kirjeldada? See on kõikide valguste mäng kokku panduna. Mida oskab see kehastus siin ja praegu ette kujutada, eks ju? Need on kõik välgud, need on kõik tulemängud, see on kõik kokku. Kõik valgused, kõik värvid. Samal ajal oli tohutu torm ümber maja, igas suunas toimus torm, värin, kõik liikus. Aga maja kokku ei kukkunud, ka katus mitte. Üks puu maja eest, see kask kukkus küll maja peale, aga maja peale seda ei olnud katki ikkagi. Hoopis midagi põnevamat toimus. See, et ma seisin selles tundes, selles rahus ja naudingus. Neutraalsuses, mis fikseeris ümbritsevat mateeriat. Ja kui see kõik oli läbi saanud, tulid inimesed koputama mu ukse peale, ma läksin ukse peale. Kas sinuga on kõik hästi? Nad kogunesid siia õue peale. Tead, mis veel juhtus? Maanihe toimus 5-8 kilomeetrit, sest lähedal olev asula oli meie põldude peale tulnud. Kõik koondus, kõik kogunes. Inimesed olid juhatatud. Kas ka majad olid juhatatud? Maailma poolt. Kuidas on saanud alguse üldse see maalapp, mille nimi on täna Eesti? See on huvitav info, mis jõudis selle ülestõusu kalendri tegemise ajal minuni üsna tema valmis järgus juba. Ja see teadmine, et see maalapp on saanud läbi ühe suure jäägamaka lahti murdumise tagajärjel 25-meetrise vee tõusu muutuse tuli siis see maatükk välja. Umbes nii 10 000 aastat vana on sellel maatükil olnud hingolendite kuukalender, ruunikalender ehk siis iidsete eestlaste ruunikalender, mis on seotud 19 kuu süsteemiga, mis ütleb ära meile kõvad päevad, pehmed päevad, millal mida on soovituslik teha. Me ei räägi siin ei maiade kalendrist, me ei räägi Armeenia kalendrist, need kõik on seal äpis välja toodud. Aga see üllatus, et siin samal maatükil on see 10 000 aastane seotus ja tarkus kuu kalendris. Kas sina teadsid seda? Ja kui sa ei teadnud, siis lae endale tasuta see äpp alla, kui sa tahad seda informatsiooni kasutada, kuidas iidsed, needsamad iidsed, sina oled sellel planeedil kõiki neid tsivilisatsioone läbides jälginud nii kuu kui päikese liikumist, sest nad on meie juhid.
igas mängus. Me oleme seotud nendega läbi nende kehastuste, nende erinevate sinude, kellega sa saad ühendusse astuda, kes saavad astuda sinuga, kui sinul avanevad mingisugused mälupildid. See tähendab, et sina astud endaga ühendusse siin ja praegu ja annad endale teada sellest. Samamoodi ongi see ülestõusu kalender meile toeks tulnud läbi nende meie erinevate eksistentside. Et me saaksime aru, kuidas päikese aktiivsus mõjutab meid, on seal reaalajas päikese aktiivsuse jälgimise võimalus. Maa värinate, tormide, orkaanide, põlengute, üleujutuste ja ka järgmiste jääkamakate murdumise kohta. Need on kõik need sündmused, mis sellel planeedil ülestõusu hetkes toimuvad, järjest ägenevad sümptomid. Need on sinna sulle välja toodud, et sa saad igas päevas seda näha ja tunda, mis toimub sinus, samal ajal kui maaemaga toimuvad sellised kogemised ja tunded. Samamoodi on seal kuufaasid, samamoodi on seal külvikalender, samamoodi on seal erinevad teadmised meie iidsetest aegadest. Kui sa tunned, et see äpp sind aitab, toeta meie edasist ja tehtud tööd, sa leiad seal selle võimaluse nii, kuidas sulle sobib. Ja läheme edasi siia laua peale, näed, sa juba suunab. Ma võtan ette siia praegu selle pildi, mida me ikka jälgime. Ja me vaatame, laome selle siia välja. Me võtame jälle need pimedalt kaardid välja siia ilusti. Nii. Väga hea. Ja võtame kohe teised ka siia kõrvale. Siis meil on ülevaade olemas, mis toimub. Kas me tahame neid, jah? Nii. Ikka segame uuesti sinuga koos ka erinevad energiat eelmisel segamisel, eks ju, kui me olime omaette ja nüüd, kui me oleme siin sinuga koos peale kõike seda juttu. Ja me paneme kohe uue viiruki ka. Nii. Ja. Nii. Ja meil tulevad teised täiendavad sõnumid. Ja meil on päike, kuu ja maailm. Valikute rohkus, nii ta ütleb, et me jätame selle siia välja, meil on seda vaja. Nii, ja meie hetke päike, kuu ja tulem. Esimene.
Kuu ja maailm. Nii. Nii, milline on meie energia siis siin ja praegu? On ümbersünni energia, meil on surm siin ja meil on Page of Wands, tuli ja see peaks olema Skorpion ju meil, surmakaart on Skorpioni kaart, kui ma praegu ei eksi, eks ju. Ja see on meil tuleprints, sauade poiss, see uue alguse käivitaja, käimalükkaja, see uute visioonide väljatooja sinu seest, see valguse andja, see tuli selles ümbersünni hetkes. Nii, mis toimub illusiooniteatris? Tugevate mäng materiaalsusega. Siin on meil tugevus ja müntide 10. Ära lase ennast petta. Siin olidki nüüd need 2 maailma, eks ju, et kummale rajale sa oled astunud, kumba mängu, kumba hunti sa toitma oled õppinud. Millised on sinu tugevused, kas sa näed läbi neid mustreid, kas sa näed läbi neid reklaame, kas sa allud sellele, mida sulle öeldakse, mida sina oma kehamasinaga, see on keha, see on mateeria, oled siia tegema tulnud või sina ise tead seda, mida sina oled siia tegema tulnud. Sina otsustad seda, sõna otseses mõttes jälle meie hambad, meie teadmine, mida tuleb teha. Armas, mis sa arvad, kas see on kerge või on see jälle see tugevate teekond? Ühe tööstusharu esindajaga, kes on väga teadlik, haritud, õppinud, praktiseerinud aastakümneid. Talle minna ja öelda, et palun tee seda, mida ma tunnen, et on vaja teha. Ära tee seda, mida sa tahad mulle teha läbi oma kogemuse. Täpselt selles seisus me praegu oleme. Ja me teame endiselt, et järjest tuleb neid välja võtta. Kas üks hea hambaarst tahab seda teha? Ei taha. Sellel on põhjus, miks ma seda olen suunatud tegema, nagu ka kõiki neid ülejäänud 20 sekkumist. Nad on kõik oma lahenduse saanud. Kas ma oskan täna öelda hambaarstile, miks on vaja need hambad välja tõmmata? Miks nad tuksuvad mul siin kogu aeg? Miks nad mulle ütlevad seda? Siis, kui on see vastus käes, siis. Aga sellel on põhjus. Mis see reaalsus meile näitab? See müntide kuninganna ja see sauade poiss kasvab meil sauade rüütliks reaalsuses. Ja meil on siin järgmised mündid. Ehk siis hästi tugev on praegu see Maaema ja Veenuse sõnum koos päikesega. Nii illusioon kui reaalsus on mõlemad sellega seotud. Sina otsustad. Müntide kuninganna on väga teadlik. Ta oskab majandada nende energiatega, mis tema käsutusse on antud. Antud juhul
see kostüüm on sinu vastutusalas, sinu kasutusse antud ja ainult sina saad otsustada, mida sellega tehakse. See energia, mis on ümber sünnis, toetab ja sinu julgus ja sinu tugevus toetavad kõiki muutumisi mateerias. Meie järgmine kaart on need hirmud, mis on veel siin peidus, mis on seotud müntidega, ma üldse ei kahtle, ja mõttemustritega. Ja kusjuures meil on siin 7-7. See on hinge konkreetne sõnum sulle hirmude vabastamisel. See on see Kairon, kes on tõusnud järgmisele tasandile. See haavatud sõdalane. See hetk, see Liliti ja Skorpioni poolt toetatud sügavale enesesse minek. Mateerias, müntide 7, see aja mahavõtmise koht, et vaadata otsa sellele, kust sa oled läbi tulnud, nii oma füüsilise kui vaimse olendiga. See mõõkade 7, kõik need valud, kõik need varjamised, siin ja praegu tuleb neile otsa vaadata. Näed, sa paneme nad niimoodi, näed sa, nad vaatavad nüüd üksteist. Need sinu mõtted on suunatud vaatama otsa sellele kõigele, millest sa oled läbi tulnud ja mis on hirmude taha varjatud. Lilit toob nad välja. Luba neil tulla. Luba neil vabaneda läbi ja kordab, oh my god, sa vaata, hirmud ja neist vabanemine. Nii, siin on meil poodu ja mõõkade 7 on see, mis tervendab müntide 7 ja mõõkade 7. See aja mahavõtmine, teise perspektiivi loomine. Poodu on ju pea alaspidi. See aja mahavõtmine siin müntide 7 oma kehastusega. Luna kordab sulle praegu ainult, et ta toob välja, ta paljastab su jaoks nii palju kui võimalik. See on see tema panus siin kõik tuua välja koos Skorpioniga sealt sügavalt. Keda sa saad usaldada? Seda sisevõitlust ja tugevust. Ossa jummel küll, nii. Sisevõitlus. Sauade 5. See peituse mäng enda sees. See tõestamise vajadus, mis on olnud läbi selle mängu tulemise ja see tugevus. See tugevus, mis on praegu illusiooni poolt manipuleeritud, see oli pea peal. Teadvusta, et see on sus, sa saad ainult ennast usaldada ja kõik need lepingu koostööpartnerid, need planeedid siin ja praegu meie jaoks aitavad seda teha. Tervendab mis asi? Täiskuu. See Luna aitab terveneda ja jällegi need mündid, see tagasivaatamine, välja tulemine puudus teadvusest. See on müntide 5. See on see igatsus millegi järele või nostalgiasse kukkumine, kuna siin oli neid
mõõkade seitsmeid meil ju korduvalt, eks ju, see tähendab seda, et küll oli hea, aga nüüd see nostalgia, see, et sul on võimalik tulla oma tugevuses, tunnistada ja tunnustada seda kõigi võrdsust nende kogemuste kogemisel. Oi. Aitäh, Luna, imeline. Ja millest loobuda? Siin on meil päike ja ülempreest rinna. Pea peal. Kui usaldada, saad sa enda tugevust ja seda koostöömängu. Seda tulist mängu, mille jaoks on vesi, et luua tasakaalu. Siis see loobumine sellest pimedusest, päike on pea peal, sellest pimedusest, mida aitab teha Lilith ja Skorpion, vabaneda sellest varjupoolest enda sees, loobuda sellest pimedusest, mida sa ei ole tahtnud näha ja tunnistada. See ülempreest rinna, kes sinu sees on, läbi nende kõikide teiste kogemuste, läbi Lemuuria, läbi Atlantise, Egiptuse aegade. Isegi kui sa täna ei tea ega tunne seda ja kas sina oled oma hingolendina ülem hinge poolt sinna saadetud kogemusi kogema, samaaegselt kui sa oled siin. Me ei tea seda, aga kuna me oleme koos sinuga siin, näed siin, me oleme kõik seotud omavahel. Nii nagu need päikesekiired meid kõiki puudutavad, nii siin kui siin kui siin. Usalda, et kõik sulle hetkes vajalikud teadmised on sulle kätte saadavad. Kas nad jõuavad sinuni? Kui sa ei usalda ja sa usaldad kellegi teise teadmisi, siis neist tuleb sul loobuda. Need on need õppida loosungid. Mine õpi seda, tee seda, loe seda. Ära tee seda, vaid usalda, et sinu seest väljenduvad just nimelt need teadmised ja oskused, mida sul hetkes on vaja. Kui sa samal ajal annad oma energia kellelegi teisele, omandad kellegi teise teadmisi, ei saa sinust väljenduda sulle vajalikud oskused ja teadmised sulle ainuomalikul viisil. Iga järgmine kord, kui sa võtad kellegi teise informatsiooni ette, et lugeda ja omandada, mõtle selle peale. See kõik on sinus olemas. Täpselt samamoodi nagu Anastasial seal helisevate seedrite all, täpselt samamoodi nagu Aissisel. Need on need näited, mida Raama on läbi meie sulle erinevates saadetes erineval ajal jaganud. Mida me saame siin hetkes? Manifesteerida, soovida, luua, usaldada. Keeran need kaardid nüüd teistpidi. Sauade 8 ja mõõkade 10. Kiired liikumised, kiired uudised,
sõnumid, muutused, hästi kiire liikumine. Viljakas selle kaardi järgi on siin palju õrna, harmoonilist energiat roosade rooside näol. Siin on tegemist peaaegu et surmaga, eks ju. Kui 10 mõõka on sinusse löödud, mis need on? Need on need rasked mõttemustrid, mille valiku tegemise ees sa praegu siin oled, eks ju. Nende lahustamise, nendele otsa vaatamise, ehk siis sa saad soovida selle kõige lõppemist. Nende vabanemist enda seest. Sest see on 10. Ring saab täis. Sa teed seda tööd praegu iseendaga. Ja õpid usaldama ennast. Rahu toob meile kohtumõistmine ja see sisemine kindlus meie sees. Need visioonid. Ja juhatab siis seda kõike, eks ju, see energia, mis meile järjest saabub, see sauade prints, see tule prints, kes toob meile järjest uut informatsiooni meie rakkudele, kes ju töötavad läbi ja koostöös tule ja veega. Need visioonid, mida sina praegu selle reaalsuses oleva kiiresti tuliselt edasi liikuva hingolendina oma arengus pühendunult, nii nagu müntide kuninganna on oma tegevusele pühendunud, loomisele, materiaalsuse, külluse, meisterlikkusele. See kohtumõistmine toimub meie igaühe enda sees ja ka meie ümber. Hoia neid sagedusi, mis aitavad hoida su visioone. See maapall on muutuses ja päike toetab teda karpide 3-ga, karikate 3, see rõõmu energia, see tähistamine, elu tähistamine. Sa lood igat oma hetke. Tee seda nii, nagu delfiinid teevad iga hetke nautides ja rõõmus. See, et me päikest ei näe, näed, seda näitab meile ennast siin. See, et me kuud ei näe, nad näitavad meile ennast siin. Ja kuu tahab meile omakorda öelda, et see torn, see ümbersünd, see on siin. See kameelion, vot see kameelion meenutab mulle täpselt seda Arcturuse kameelioni, kes istus mul Peetri korteris. Üsna sarnane, umbes nii suur. Kui huvitav. Ta on mulle tulnud minu juttudesse viimase 4-5 päeva jooksul mitmel korral juba ja täna Luuna toob ta meile välja. See on torn, see on kaart number 16, see on 7, see on selle üks olendi tasakaalu jõudmine hingolendi 3 ainsusesse jõudmine läbi suure muutumise. Ja see muutumine toimub meiega praegu.
ja siin on meil piison. Kristallide 8. Müntide 8. Järgmine münt ja väga võimas ja suursugune loom. Mida ütleb meile see sõnum siin? Dedication ja progress. See on ju see meisterlikkuse saavutamine, eks ju. Piison kui üks võimas ürgne loom. Antud hetkel on ta täiesti konkreetselt selle sõnni esindaja siin meil laual, see kõige tulem, see, milles see täiskuu oma torni meile toob, sõnnis Maaema ja Veenusega. See meie tugevus, see meie meisterlikkus, kes me oleme sellel teekonnal käimas. Usalda, armas, usalda, 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 siin see ainult karjub. Mida tahab meile Luna siia kohe öelda? Need lugemised on lihtsalt fantastilised. Uued romantilised tsüklid on algamas. See kaart tuli siia torni ja kuu peale, kus 2 hunti uluvad. Ehk siis see täiskuu määrab väga palju ära suhetes üleüldse. Oli ju eelmine, see kuu lõi ju kaaludes, mis oli meil suhetega seotud. Ja praegu ütleb Luna, et aeg on suhete ümbersünniks. Siin on see torn, need järsud muutused, millest loovkuu meile rääkis. Need on käes. Ja suhted siis, eks ju, igal tasandil. Sinu enda sees selgus, teadmine, sinu ümbritsevates suhetes selgus. Silmakirjalikkusel ei ole kohta. Niisama millegi pärast, mingisuguste vanade mustrite pärast. Kellelegi tõestamise eesmärgil. Kõik need suhted on määratud lagunemisele. Nende sagedus on kadunud. Seda ütleb meile siia see kameeleon praegu, see täiskuu ja see kuu sõnum. Nii, meil on järgmised 2 kaarti siin. On aeg anda endast, jagada endast. Õppida olla vastuvõtja ja kindlasti ütleb Luna, et ära lase minevikul kõik see, millega sa praegu seest tööd teed, ära lase sellele ennast kinni hoida. Sest kui sa jagad endast välja, sa vaatad otsa sellele, sa vabastad selle energia, sa jagad välja. Paber, hääl, see kõik on välja jagamine. Räägid ennast tühjaks, tunnistad endale, et nii on. See aitab kõigel uuel luua, see aitab meil üksteiseni jõuda läbi jagamiste ja toetamiste. See on täpselt see, mida see unenägu näitas ja kirjeldas, kuidas need kogukonnad kokku tõmmatakse. Energia tõmbab nad kokku. Sa tunned seda
ühinemise vajadust. Sa tead, et edasi liigume me teisiti. Sa tead, et see on juhatatud liikumine. Mida ütleb meile see kõigutamatu enesekindlus, millega meil on praegu vaja kõige rohkem nendes puhastustöödes, nendes süviti minemistes, perspektiivi muutustes, ümbersünnis, selle tugevuse tunnistamisel. Ta kordab seda, mida just Raama ütles. Come together, we need each other. See kokkutulemise vajadus, see tunne juhatab need kogukonnad kokku. No nii, kas ma näen siit veel midagi? Küsi endalt, kus ja millal on need hetked ja kohad, kus sa ennast ise teadlikult oled eemaldanud. Kus sa võib-olla hoiad ennast eemale või tõrjud teisi. Enda ümbrusest. Nii et väga konkreetselt sellele samale teemale vihjav. Sellega tuleb meil siis tegeleda. Sest me oleme ju selles eraku aastas ja me oleme kogu aeg suunatud, eks ju, sisetööga tegelema. Ühest kuust teise erinevaid teemasid välja tooma. Ja nüüd on paljuski võib-olla aeg, et minevikust tulevad välja need olendid, kellega on vaja teatud teemad ära lahendada. Eks ju seda kõike see näitab siin. Nii et ära tõrju kontakte, mis peavad loodud saama. On nad minevikust või tulevikust. Ära tõrju kontakte ja küsi endalt, millal sa seda oled hetkel lähiminevikus teinud. Nii, mis meile siia veel antakse? Meeldetuletust, et me puhkaksime. Et me puhkaksime, väsimus on kallal, et me annaksime aega kehamasinale uuenemiseks ja energia vahetuseks. Mida su kehal on hetkes vaja teha, et ta tunneks ennast kergemini? Ta saab kogu aeg ennast kergemini tunda, eks ju? Juhi enda tähelepanu erinevates hetkedes sellele, kuidas sa saad ennast hetkes paremini ja kergemini tunda. Ja igal võimalusel luba endal puhata, sest see on seotud sinu uuenemise ja muutumisega. 3. sõnum. No nii, huvitav sõnum. Nende visioonide hoidmise koha pealt, eks ju, see judgment, see kohtumõistmine, mis kinnitas, et kui oluline on hoida neid visioone ja neid sagedusi nende visioonide tõstmisel, seda rõõmu. Ehk siis, millised on need pildid, mida sa lood? Sest kõik on omavahel seotud. See, mis on siin ja praegu, mida sa tunned, mida sa võimendad. Seda lood sa oma tulevikku, eks ju.
jällegi väga konkreetne meeldetuletus meile. Millises tundes sa oma hetki veedad, oma kogemusi koged. Nii, enese eest hoolitsemine on meie viimane kaardipakk täna. See kõigutamatu enesekindlus oli väga sügavalt, nii nagu Skorpion ja Liliti koostöö, eks ju. Väga tähtsad meeldetuletused. Nii, kingitus ei ole kingitus, on edu. Su töö kannab vilja, eks ju. See endasse, autentsusesse astumise tähtsus, et ela oma elu enda jaoks, mitte selle sinu pähe pandud publiku jaoks. See on see illusiooni müntide 10. Kas sul on tugevus vaadata sellele otsa ja tunnistada enese olemasolu ja autentsust ka siis, kui mitte kedagi see ei huvita, mida sa tegelikult teed, milline sa oled, mis on sul seljas, mis on su ümber, millega sa sõidad, kelle asi see on peale sinu. Jää ise endaks, sest sina oled see kordumatu, see kalliskivi, see looja käepikendus, see tähesära, keda on ainult üks. Teisel ajaliinil on teine, siis 3., 4., 5., 6., 100. ja nii edasi. Täna on eriti hea päev, sest sa oled voolamises. Kõik takistused su teelt lahustuvad kerguses ja kiirelt. Kes aitab? Kadesh. Need abivalmis hingolendid ilmuvad sinu teele ootamatult. Just siis, kui sul on vaja. Kingitused kukuvad sulle sealt, kus sa oodatagi ei oska. Jää iseendaks, usalda oma teekonda. Ja 3. Ahah. Kus? See on see puu. See on see raamidest välja tulek. See, et ebamugavus on su uus mugavus, sest et kui puu on pandud kasvumajja kasvama, siis ta peab sealt läbi murdma selleks, et ta saaks võimsaks puuks. Ja me oleme selle maaemaga endiselt just siin ja praegu. Endiselt ütlen, et terve see saate teema on sellest rääkinud. Maaema, Veenus ja sina. Kõik see on üks. Sina oled see puu. Mine hinga koos puuga. Hoia puust kinni ja hinga. Hinga sügavalt läbi puu endasse. See on nakkav muideks. Ja siis hinga koos puuga välja mööda tema juuri ja vaata, mida sa tunned. Armas, me lõpetame selle ülekande ära, sest nagu sa aru saad, on see kehamasin väsinud, tahab väga minna uuenema, puhkama. Video töötleme homme peale hambaarsti, siis kui väga midagi muud teha niikuinii ei saa. Nii et vaatame, mida toob meile homme hommik.
me teame, mida meil on vaja hambaarstiga rääkida, kuhu me jõuame. Oskame sulle pärast öelda. Kindlasti tuleb meil erinev saade, eraldiseisev saade kõikidest nendest erinevatest kogemustest siis läbi selle teekonna, mis on puudutanud just nimelt meditsiinilisi sekkumisi ja meie kehamasina ja hingolendi usaldust sellel teekonnal. Kuidas, mida on tehtud, miks. See läheb kõik biograafia alla, nii et oma toetusavaldustes saad sa anda ka tegelikult meile märku, mille loomist sa hetkes kõige rohkem toetad. Meil on PayPali ka seotud kontol on lausa need valikud olemas, mida iga toetaja omalt poolt tahab just selles hetkes toetada. Ja loomulikult PayPal annab sulle valikuid. Osad inimesed on küsinud, kas meil ei ole subscriptioneid, et saaks panna automaatselt toimima mingisuguseid makseid. Me ei tee neid subscriptioneid, aga sul on võimalus toetada ja sättida oma toetused igakuiseks, iganädalaseks, iga-aastaseks, mis iganes. Me õpime, me oleme selles ajas, kus me kõik oleme suunatud rohkem andma. See maailm, kus me oskasime panna silte külge ja hinnata asju, sealt me astume välja. Kõike seda kajastab sulle kogu see ärkav kollektiiv. See illusioon on suur. Ja seal on vaja tugevaid, et tulla kiiresse teadlikkusse, arengusse. Ma ei hakka seda ringi otsast peale sulle selgitama. Aitäh sulle, kes sa meil aitad võimalikuks saada nendel saadetel läbi omapoolse toetamise, läbi likeide panemise, läbi subscribe imise ehk kanali tellimise kellukese peale vajutades. Sa tead, millal me oleme juhatatud suga suhtlema, sest see on väga kaootiline. Mõni kuu on neid 10 videosid, mõni kuu on ainult 2 kuu videot. Pluss kroonika. Täpselt nii on. Ja järgmise korrani teeme igaüks oma tööd ja teeme seda ühiselt. Namaste. Võta vastu, võta vastu, võta vastu. Võta vastu, võta vastu. Projekt saab kajastama selle kunstniku töid ka kindlasti. Me oleme suunatud nüüd peale seda esimese äpi loomist edasi minema teisega, mis sai tegelikult alguse esimesena, aga jäi ootele. Ja sinna tulevad kindlasti ka selle armsa olendi tööd välja. Koos meie enda töödega. Nii palju said sa praegu ette infot. Jah.